ma tean ka väga palju pensionile varsti minevaid juhte, kes oma mõtteviisilt on täiega kolmandas põlvkonnas. Aga see ei ole olnud lihtne teekond, sest võib-olla nad alustasid 90-ndatel juhina ja nad käisid kõik need põlvkonnad läbi ja nad on täna jõudnud selle tõdemuseni, et maailm on muutunud, töötajate generatsioonid on muutunud, ma ei saa enam vanat viisi. Ja oma tunnustava juhtimise koolitustel ma näen seda väga tihti, kuidas moodi nende vanemate põlvkondade ja vanemas eas olevate juhtide pilkudes on natuke ka sellist segadust, hämmeldust, sest nad saavad seal konkreetsed tööriistad, aga nad ei ole kunagi selliseid asju oma meeskonnaga teinud. Ja muidugi 80% ei lähe sellest ebamugavusest läbi, et okei, ma ei ole kunagi teinud, aga ma olen proovinud, ma muutun ise ehedaks, haavatavaks, lähen ütlen, kuule, et ma tahaks ka proovida uusi asju, aga on 20% juhtidest, kes lähevad ja sa näed, kuidas moodi tegelikult nende tiim muutub ja nad suudavad tegelikult selle tiimi maksimumi sealt päriselt kätte saada. Ja kui tiim näeb, et juht pingutab selle meeskonna nimel, siis loomulikult nad on ka ise avatud, lähme koos, nad ei oota ideaalset kohe, aga kui nad näevad, et tegelikult juht ja organisatsioon hakkab rohkem pingutama selliste teemade nimel, see kultuur hakkab rohkem muutuma töötaja keskseks, siis see power, millega tegelikult ka töötajad organisatsioonile ja juhile vastu hakkavad pakkuma, on fenomenaalne ja ma olen seda korduvalt siis oma silmadega ka näinud.